Head kaasmaalased, õed ja vennad Kristuses. Täna tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Tervitan ja õnnitlen teid omariikluse 108. aastapäeval. On põhjust olla tänulik ja rõõmus vabaduse eest, mis meil on. Kuid need aastad ei sisalda üksnes rõõmu ja võite, vaid ka valu ja kaotusi. Oleme näinud sõdu, okupatsioone, küüditamisi, hirmu ja ebakindlust, kuid kõigil aegadel on olnud midagi, mis meid on kandnud. Midagi, mis on tugevam kui hirm. Midagi, mis on olnud püsivam kui ükski võõras võim. See on olnud vankumatu usk vabadusse, oma rahva töökusse ja tulevikku, kuid paljude jaoks on see olnud ikkagi usk Jumalasse. Usk Jumalasse ja vabadusse ongi meid täna üle internetiavaruste kokku toonud. Tuletagem siis seoses vabariigi aastapäevaga meelde Moise lauliku sõnu. Need on kirjas 46. psalmist ja 2. psalmis. Jumal on meile varjupaik ja tugevus, abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Need vaga lauliku sõnad on tuhandeid aastaid vanemad kui meie riik, kuid nende sõnade sõnum kõlab täna käidud teele mõeldes eriti selgelt. Kasvasin üles ajal, kui unistust oma riigist kandsime endas nagu keelatud salaarmastust, millest sosistati vaid pereringis. Vabaduse kahekõitiline raamat oli peidetud raamatukopi kõige sügavamatesse kihtidesse. Üksnes kauged raadiohääled meenutasid olnud ja tuleviku võimalusi. Suur tänu kõigile eestlastele, kes vabas maailmas hoidsid ülal mälestust ja lootust oma riigist. Täna, kui seisame taas silmitsi mureneva maailmakorraga ja ebakindlusega, küsivad paljud, mis meist saab. Psalmist juhib meid Jumala juurde, kes on igas olukorras kergesti leitav. See tähendab, et meie elu tegelik tugi ja tugevus ei ole kaugel. See ei asu mägede ega ookeanide taga, lugustatud uste ja salajaste kokkulepete veergudel. See lootus elab meie keskel, meie peredes ja meie töökohtadel. See lootus väljendub ühises tahtes hoida ja ehitada Eestit. Kuid kas lootusest piisab, kui paljud küsivad pettunult, kas sellist riiki me siis ikkagi tahtsimegi? Psalmist ütleb, Jumal on meie varjupaik. Mitte selleks, et me võiksime põgeneda vastutuse eest, vaid selleks, et me leiaksime endas julguse antud vastutust kanda. Mitte selleks, et me sulguksime väikse rahvana endasse, vaid selleks, et me võiksime seista sirgelt ja väärikalt. Meie rahva lugu on tõestus sellest, et ka väike rahvas võib püsida ja püsima jääda. Mitte selle tõttu, et meil on oma keel, kultuur ja laulupeod, uhke lipp ja kõva jonn, vaid sellepärast, et meil on võimas abimees. Jumal, kes on kergesti leitav. Jumal, kes on varjupaigaks ka kõige hapramale lootusele. Tänu temale oleme täna vabad. Tänu temale me ei meenuta ainult kangelaslikku minevikku, vaid julgeme vaadata ka tulevikku. Me küsime täna ühiselt Jumala palge ees, millise Eesti me anname edasi oma lastele ja lastelastele. Kas see saab olema maa, kus valitseb vastastikune hoolivus ja tarkus, õigluse ja Jumala kartus? Kas see on maa, kus
rahvas tunneb end turvalisena. Maa, kus igaüks annab ühiseks heaoluks oma panuse. Maa, kus kaasinimesed pole üksteisele konkurendid, keda tuleb karta, vaid õed ja vennad, Jumala perekonnaliikmed. Kuuldud sõna kutsub meid üles mitte kartma, isegi kui maa kõigub ja mäed langevad. See on üleskutse olla julged. Täna, kui tähistame Eesti Vabariigi 108. aastapäeva, võime öelda, et me oleme kogenud Jumala hoidmist ka läbi kõige pimedamate aegade. Ärgem kaotagem lootust, et Eesti saab olla ka ebakindlatel aegadel paigaks, kus elavad õiglus, rahu ja headus. Sellepärast öelgem Eesti hümni 3. salmi ja ühtlasi ka iseseisvusdeklaratsiooni lõpetavate sõnadega: su üle Jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtad sa, mu kallis isamaa. Palvetagem. Issand, me täname sind selle maa eest, kust meie vanemad vabaks rahvaks kasvasid. Me täname tänaste võimaluste eest. Hoia meie rahvast võõrsil ja kodumaal. Kingi rahu ja kosumist, usku, lootust ja armastust igasse päeva. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.